innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus. Ta kannab ideed, kuidas teha üliõpilaste elu õppimine põnevaks ja annab neile võimaluse nominaalajal lõpetada ja peale seda alles tööle minna, sest siin tehakse hästi põnevaid projekte, mis on siis ettevõtete, professorite ja üliõpilaste ühistöö. Teiseks on Mektori selleks, et näidata ka koolilastele, kui põnev võib olla üks inseneeria pool, et see ei ole midagi kauget, kättesaamatut, vaid see on huvitav ja hästi võimaluste rohke. Tegemist on miniatuursete tööpinkide laboriga, mis on Eestis ja antud piirkonnas üldse unikaalne. Need on tööpingid, mis on ohutud ja ka lastele sobilikud, just et saada esmaseid kogemusi ja kätega tegemise tunnet, nii puurimine, freesimine, lihvimine, kõik see, mis tegelikult võib-olla tundub hirmutavana ja loodame, et siit tuleb palju meile järelkasvu just noorte seas, kes veel mõtlevad, et kas tehnoloogia või tootmine võib olla põnev, et tegelikult võib. Oleme praegu puidutööpinkide laboris ja see on mõeldud esmajoones tootearenduse ja disaini tudengitele ja projektide jaoks, et valmistada esmaseid prototüüpe. Praktiliselt on olemas siin kõik vajalikud vahendid, alates Disteri tööpingist kuni saakide, puidutreepingi, möövelmasina, puurmasina ja luksepa tööriistadele, et tudengid saaksid hakkama mis tahes puidust prototüüpide tegemisega. Oleme nüüd värvimislaboris ja siin on oluline esiteks väga hea äratõmme, teiseks isoleeritustest muudest ruumidest, et värvimine tavaliselt põhjustab ka kaasnevat lõhna, mida teised väga hästi ei taha. Ja siin on ka kompressori võimekus olemas, et saab teha siis kompressor värvimist lisaks tavalistele pintsedamisvariantidele. See on ruum, millest meie tudengid on pikka aega puudustanud ja võimaldab anda prototüüpidele viimase lihvi. Oleme metallitööpinkide laboris. Siin on siis olemas nii treimise, kui freesimise, kui puurimise, kui painutamise, kui metalli gilotineerimise võimalus, pluss siis luksepadede võimalused. Jällegi 24/7 praktiliselt on võimalik siin tulla ja teha projektitöid. Oleme jõudnud keevituslaborisse, kus on olemas MIG- ja tiikkeevitusseadmed koos spetsiaalsete keevituslaudadega ning kaasaegse kohtäratõmbega. Praktiliselt on siin võimalik keevitada kokku erinevaid metallprototüüpe, nii traadist kui lehtmetallist ja teha seda, mida kunstilised või insenerikalduvused võimaldavad. See on Mektori maja mehhatroonikalabor, siin tehakse sellist peenikest näputööd ja programmeerimist. Meil on siin testrid, oszilloskoobid, toiteblokid, igasugused käsitööriistad, keermepuuridest kuni igasuguste lõiketangideni ja vajadusel siis edaspidi saame kasutada veel ühte laserlõikepinki, mis siis lõikab trükiplaate meile valmis. Mektori maja üks selline unikaalne omadus on see, et siin on palju erinevaid töökodasid ja laboreid ühes kohas koos. Et kui näiteks ühes instituudis on vaja mingisugust projekti valmistada, midagi valmis ehitada, siis kõik on käe-jala juures, selles mõttes töö saab palju kiiremini tehtud. Meil päris ei tööta. Vaja natuke seadistada seda. Lendab siis lokerdab. Tehnikaülikooli peasihiks on ette valmistada kõrgem haridusega ja nutikaid, tarku ja käeosavusega insenere. Inseneri ettevalmistuses on võrdselt tähtis nii tarkuse omandamine kui kätteosavuse kättesaamine samuti. Kui me loengusaalis saame ilusti kätte seda tarkust ikka rohkem ja rohkem, see käelise osavuse arendamine ja projektide lõpule viimine ühes meeskonnas, need peaksid siis aset leidma just siin laboris, siin Mektori majas
koostöös elektroonikud, tarkvarainsenerid, mehaanikud ja kes teab veel kes. Ega inimene peab nägema, et mida ta välja mõtles, mis tal vaimusilma sees oli, et see ka asjaks saaks. Ja nii edasi, vaat selline on see plats. Tegemist on tudengibussi garaažiga ja siin saab ehitada bussi. Tõime tudengibussi Mektori majja sellepärast, et siin on palju häid tööriistu ja töövahendeid, millega bussi ehitada ja teha sellest tõeline innovatsioonipomm. Robotex võtab väga palju aega, kogu selle ürituse planeerimine, päris palju meeskonnaliikmeid on ja et kõigil neil oleks üks kohake, kus siis oma ülesandeid ja tegevusi ellu viia. Ta on väga hea töökeskkond, sest et see soodustab nii-öelda innovaatilist mõtlemist, seega ka ilmselt päris paljude inimeste töötulemust. Meie oleme siis siin kontoris kahekesi. Meil on siis üks ettevõtetega viitedega nimega Mestreite ja teine on siis tegeleb ühe konkreetse tudengiplatvormiga nimega siis Student Knows. Ta on TTÜ lähedal, et meil on oma ruum ja meil on veel siin nii palju võimalusi samas Mektori maas teistel korrustel, et see on täpselt see, mida tegelikult me täna vajame. Kõige rohkem, mis meile meeldib siin majas, on trepp, kus me saame üles-alla oma kohvi järel käies saame oma kalorid põletada, et see on ka tervislik koht, kus siin käia. Üks küsimus. Palju me kalorid põletame päevas? Aga meie maja treppide peale tuli ta praegu sellepärast, et väga paljud, kes käinud on küsinud, et kus on lift, et ma pean 4 korrust siin nagu jala üles minema. Me mõtlesime, et seostame sellise ka füüsilise treeninguga, et kui oled 0 korruselt üles, siis 4. korrusele välja jõudnud, oled sa siis kaotanud 6 kilokalorit. E-tervis laiemalt on tehnoloogia kasutamine inimeste haiguste diagnoosimiseks ja ravimiseks. Ja siin laboris me uurime ja katsetame uusi arvutiprogramme, samuti uusi teenuseid, mida võiks näiteks üle veebi inimestele pakkuda, et kiiremini oma terviseprobleemile lahendust saada. Soovime pakkuda õppejõududele võimaluse läbi viia siin Samsungi Digital Academy's oma tunde ja tudengitel siis katsetada erinevaid aplikatsioone, rakendusi, tarkvara Samsungi seadmetega. Kindlasti üks väga huvitav ja innovatiivne on Samsung School lahendus, mis siis sisaldab endast suurt 75-tollist ekraani ja 30 tahvelarvutit, mis siis omavahel suhtlevad ja on võimalik infot vahetada. Mektori majas on Ericsson Eestil innovaatiline koosolekuruum. Koosolekuruum ise on inspiratsiooni saanud loodusest ja keskkonnasõbralikkusest. Ruumis on kõik vajalik koosoleku läbiviimiseks, helisüsteem, TV, ka loominguliseks turgutuseks PlayStation 4. Ruumis on ka toimiv raadiotugijaam RBS 6000 seeriast. Piisavalt privaatsust pakub ruumis automaatselt tumenev välissein. Mektori maja botaanikanurgas on Ericssoni interaktiivne puu, mis suhtleb inimestega. Jõudsime siis botaanikaaeda, et miks see selline ruum siin on, oleks niisugune koht, kus saaks nagu ajude ragistamise vahepeal käia, nagu nii-öelda olla kuidagi ära või metsas või niisugune väike relaxi koht. Siin on üks spetsiaalne ruum, kus katsetatakse põhiliselt mobiilseid roboteid ja pool sellest ruumist on sisuliselt ka nagu vaateaken, et kui siit rahvast mööda käib, siis näed, mis parajasti toimub. Nii, vaatame siis, mis toimub Austraalia toas. Toa iseloom on jälle natuke teine kui siin nüüd kõrvaltoas, aga see on selline, ütleme, väikese seltskonna nõupidamiste ja sellise omaette olemise tuba. Siin on 8 lauda, et saab siis 8 gruppi teha rühmatööd, näiteks siis ärimudeleid või mingit muud
rühmatööd ja iga laua peale läheb tahvelarvuti, see veel tuleb ja kui tahvelarvuti, siis on tehtud ära need rühmatööd, on võimalik panna see ka suurele ekraanile, nii et siin on 8 suurt ekraani ja samuti on siin võimalik kasutada 65-tollist puudetundlikku arvutit või ekraani, mis on seina peal ja seda saab kasutada siis ka näiteks tavalise traditsioonilise tahvli asemel sinna hoopis kirjutada. Tegemist on logistika ja tarneahela juhtimise laboriga, kuhu on kokku toodud nii logistikavaldkond, transpordi planeerimine kui tarneahela juhtimine. Siin laboris peaks saama simulatsioonimänge mängida, õppetööd teha, erinevaid kaasusi lahendada ja ka kõikvõimalikke projekte valdkonnas edasi arendada. Esmamulje täna siin olles on väga suurepärane, sellepärast et päevast, mil me koos proua Teavarakuga koos logistikutega kokku leppisime, et me võiksime Mektoris osaleda, on möödas vaid natuke rohkem kui 7 kuud. Ja see pilt, mis täna siin meil avanes, oli lihtsalt uskumatu, et selle ajaga on tehtud ära väga suurepärane töö. Meie ideed, millest me oleme mõelnud, mis võiksid olla siin esitatud, on kenasti juba välja pandud ning mis on kõige olulisem, ma arvan, et sellest logistikute toast saab tulevikus meie noortele selline tuba, kuhu nad heal meelel tuleksid. Ma rõõmuga kutsuksin kõiki praegusi üliõpilasi ja tulevasi üliõpilasi siia tuppe tulema. See on selle maja, ma arvan, et kõige naljakam, ühest küljest naljakam, teisest küljest nagu ka kõige kummalisem, aga samas väga põnev ruum, nimelt siis Hiina ruum. Mõeldud on täpselt samamoodi selliseks nagu ka botaanika, siis nagu selliseks korraks nagu väljumisest mingisugusest tegusast keskkonnast. See on nagu Hiina ärimeeste poolt kingitud sisseseade, et see on kõik on täiesti ehe. Et ei ole midagi sellist nagu nii-öelda Hiina poest ostetud asju. Siin selles ruumis, kus me praegu asume Mektori majas, on siis tegemist Energiaavastuskeskuse näituse ruumiga. Ja siin saab olema selline vahva koht, kuhu saab tulla ja vaadata elektriajaloo kujunemist. Ja üldse tegelikult mitte ainult vaadata, vaid ka proovida. Meeldib see, et siin on parim töökeskkond üldse, kuhu tulla, sellepärast, et koerad siin majas on teretulnud, nii käib minuga ka kaasas üks väike segavereline krantsiplika Moona, kes on juba staažikas teaduse populariseerija. Aga vaataks nüüd siia India tuleb. Kurat võti aga. Et see on nagu ikkagi see koht, kus sa tuled ka oma arvutiga või mis iganes muu vahendiga ja saad natuke tööd teha. Siis nagu sellises indialikus keskkonnas. Meie tegeleme siis energiasalvestuslahenduste väljatöötamisega. Et näiteks siis autonoomsete platvormidega, kui kellelgi on mingi seadeldis, mida ta tahab toita päikesepaneelidelt, siis meie arendame seda tehnoloogiat, elektroonikat ja ka akupakki, mis võimaldaks seda eest teha. Mektori koer Jaak on mu lemmiktegelane üldse siin ja ma olen juba üles korrusel öelnud, et nad võiksid hoopis siia meie tuppa nagu tuua resideeruma. Ja väga positiivne kangelane, ma arvan. Lahe tüüp. Üks selline tore, sõbralik elusolend, kes tõesti kõigi peale saba liputab ja kõigi paid ära siin teenib, kes on niisugune tore seltsiline ja ei ole ma näinud veel siin ühtegi inimest, kelle tuju ei oleks tõusnud, kui te näeb teda vastu jooksmas, võiks olla selline Mektori üks osakene täiesti kindlasti. See labor on loodud ERIG-i tehnoloogiad ja teenused õppekava tudengitele ja samuti oleme koostööd tegemas siis avaliku sektori erinevate asutuste, ministeeriumite ja ametitega, et saada sealt huvitavaid arendusideid ja sisendeid. Ja lisaks sellele on siia laborisse üles ehitatud demokeskus,
mis on suunatud ka välistele külalistele, et nagu näiteks kodanikele, et kui kellelgi tekib huvi selle vastu, et milline on e-riik infrastruktuur, siis ta võib tulla siia ja näiteks reaalselt oma kätega mingit konkreetset e-teenust teha ja seda siduda kodanikuportaali külge. Tegemist on siis mobiilsete teenuste ja meedialaboriga ja selle mõte on siis, et ta koosneb kahest osast, et see on mobiilsed teenused ja see ei ole ainult mobiilirakendused ja mobiiliasjade ehitamine, vaid üldse, kuidas inimesed liiguvad, kuidas inimeste liikumise peale teenuseid ehitada, üldse ütleme, kuidas aru saada kliendi käitumisest ka nagu geograafilises aspektis. Teine pool on meedia ja eesmärk oleks siis uurida uut meediat, mitte ainult siis meedia ka ajakirjanduse mõttes, et näiteks, et kas me suudame arvutiga automaatselt täiesti uusi tooteid luua meedias, et alates äkki me suudame televiisore luua intelligentset sellele inimesele mõeldud saadet või sellele inimesele mõeldud reklaami, siis teiseks, kas me suudame analüüsida meediat kuidagi automaatselt, et saada ülevaadet näiteks, et mis on hetkel populaarne, mis on trendid, mida arvatakse kellestki või mingist brändist. Et kaks suurt teemat, et üks on mobiilsed teenused, teine on meedia, need on hästi kõrgel tasemel ja need spetsiifilisemalt muidugi on olemas võimalused siis õpilastel töötada välja oma mobiiliprogramme, mobiiliäppe ja tarkvara nii Macintoshidele, Apple'ile, PC-le, Androidile, aga ka televiisorite peale. No kõigepealt ma tahaksin öelda tänusõnad teie prorektorile, proua Tea Varrakule, et ta on teinud valmis niisuguse laheda asja, nagu see on Mektori. Ja nüüd on ka kosmos siia jõudnud. Ta on küll praegu võib-olla pisikene, aga teate, alati kõik suured ideed hakkavad ju peale väikestest asjadest. Peaasi, et ta juba siin on. Ja niipea, kui ta siin on, see tuba ja võimalus tutvuda, mis toimub kosmoses ja kuidas edasi tahab ja Tehnikaülikool peab olema ka ju lipulaevaks kosmose suunal. See ruum tegelikult oli loodud siis algselt meie kursuse projekti raames, mille eesmärgiks oli jõuda siis sellega Stockholmi mööblimessile ja lähteülesandeks oli siis luua selline sotsiaalkorter 12 ruutmeetri suurne, kus oleks kõik eluks vajalikud tingimused olemas. Ja miks see oluline on, miks see tuba just siin on, see märgib nagu selliselt sümboolselt EKA kohalolekut siin Mektoris, mis on väga oluline, sest et TTÜ ja Kunstiakadeemia proovivad nagu järjest rohkem oma tehnilist ja siis disainilist teadmist kokku viia ja seeläbi siis nagu kasvatada sellest vilju. EKA omalt poolt on valmis kõik igasugustele koostööpakkumistele ja me väga ootame koostööd erinevate partneritega. Meil on 4450 ruutmeetrit põnevat ja huvitavat elu, mis hakkab keema 7 päeva nädalas ja hommikust hilisõhtuni.